Mul on tõeline au olla nii väärikate inimestega siin lava jagada ja sisustada seda, palju meil aega on jäänud, tunnikest siis teie lugudega ja teie vaadetega. Tõepoolest, julgeolek on teema, mis on tänase olukorra põhiteema. Viimase aasta jooksul on ju lisaks Venemaa sõjale Ukrainas ka Eesti ise olnud, kui me räägime küberrünnetest, siis küberrünnete all ja Eesti on olnud kõrgendatud valmisolekus, sellepärast et meie ründed meie vastu, mis on selgelt riiklikult toetatud, on kordades tõusnud. Teenustõkkeründed meie ettevõtete ja riigiametite vastu viimase 9 kuu jooksul on märkimisväärselt suuremad. Kui tavaliselt on DDoS-rünnakuid kuus umbes 10, siis RIA andmetel on neid registreeritud augustis näiteks 65 või septembris 31. Nii et see on see julgeolekufoon, millest selles paneelis räägiks. Tõesti, nagu öeldud, ei ole ka loota, et lähikuudel midagi selles suhtes palju paraneks või et ummistusrünnete hulk või üldse küberrünnete hulk oluliselt vähemaks jääks, mis omakorda seab ju kõrgendatud nõudmised ennekõike RIA-le muidugi, aga kõikidele teistele Eesti digiteenuste osutajatele ja kõikidele teie ametkondadele, keda te siin laval ka esindate. Nii et ma kasutaks seda modereerimise positsiooni selleks, et lükata see vestlus lahti ennekõike sellel teemal, mis on pealkirjas, et mida me selle aastaga oleme õppinud, mida me teame täna, mida me ei teadnud aasta tagasi, just eriti digiteenuste turvalisust silmas pidades. Kaupo, ma alustaks sinust, sinu NATO taustaga ja tänase ja kogu sellise rikka kogemuste pagasiga. Võib-olla räägi, milline on ohupilt praegu? Ohupilt, aitäh kõigepealt ja mul on väga hea meel siin olla. Ohupilt suures plaanis ei ole ju selles mõttes dramaatiliselt muutunud, et Venemaa on see, kes ta oli ka aasta tagasi ja on kogu aeg olnud. Lihtsalt Venemaa on astunud järjekordse sammu edasi oma agressiivses lähenemises. Ehk siis võiks öelda, et kui me räägime ohust, oht koosneb alati siis, ma ütleks 3 komponendist, võimekused, kavatsused ja võimalused siis. Võimekuste osas oleme jõudnud justkui arusaamisel, et Vene armee nagu vähemalt taktikalisel operatiivtasandil ei olegi nii hirmus justkui, või siis ütleme, see narratiiv hästi palju levib praegu läänes. Aga siin saaks öelda ka taustaks, et ikkagi lahingud käivad 1000-kilomeetrisel rindejoonel ikkagi kõrge intensiivsusega ja kui me teeme jõudude võrdluse, siis küsimus on, kas lääne poolt me suudaks sellist sõda pidada sellise intensiivsusega ja nii pikalt. Siin on optimistlikult meelestatud, et NATO tõenäoliselt suudaks ikkagi. Kavatsuse poolt, mida me oleme näinud, on see, et venelased on täiesti võimelised tegema äärmiselt lolle otsuseid. See on pisut, ma ei tea, nüüd üllatav, aga ikkagi nagu me oleme näinud neid otsuseid nüüd sellises mahus, et ikkagi selline väike üllatus aegalt nagu tuleb, et ehk siis nii-öelda poliitiline soov või ambitsioonid versus sõjaline võimekus, need kuidagi absoluutselt ei matchi. Nüüd meie jaoks see olukord on see mõttes justkui kehvem, et kui venelased on suutnud teha rumalaid otsuseid minevikus, siis võib-olla nad suudavad teha seda ka tulevikus. Eks nii-öelda see ohutase või ohupilt meie jaoks ei ole nagu alla läinud, hoolimata sellest, et venelased on kandnud suuri kaotuseid ja nii edasi ja nii edasi. Aga kuskilt ei ole ikkagi näha seda, et kuskil Kremlis poliitilisel tasandil oleks nagu mingisugune samm tahapoole nagu tulemas. Ma ei suuda seda ka kuskilt tulemas näha, isegi kui vaadata seda sisedünaamikat seal, siis ma ei tea, kui räägime siin erinevatest mõjuisikutest seal, kes seal võib-olla liiguvad ülesse poole süsteemis, ka need inimesed ei ole mingisugused rahutuvid, et nad on ikka võib-olla pigem siis keeraks veel vinti peale, kui annaks.
Et ehk siis nii-öelda oht meile on tegelikult suures plaanis pigem kasvanud. Ja seda üldises plaanis mitte ainult siis küber. Küber on üks meetoditest või vahenditest, mida siis kogu aeg kasutatakse. Absoluutselt ja nagu ka Kaimo sinu jutust väga, väga selgelt välja tuli, on ühest küljest küll hoolimata sellest, et küberründeid silmaga näha ei saa, on sõda Ukrainas näidanud, et küberründed on osa üldisest sõjalisest konfliktist. Kaupo, ma tahaks sult veel küsida selles suhtes, et olles maalinud selle ohupildi, väga palju on räägitud, kui kõneletakse Ukraina sõja õppetundidest, siis muu hulgas sellest, kuidas luureinfot võrreldes varasemaga rohkem ja lahkemalt jagatakse. Sa veetsid NATO-s mitu aastat ja nägid seda oma silmadega lähemalt. Kuidas sa seda hindad oma NATO kogemuse pinnalt? Mil määral on luureinfo jagamine Ukraina sõja kontekstis muutunud viimase aasta jooksul või on see sama nagu enne? Ma ütleks, et luureinfo jagamine on alati põhimõtteline poliitiline otsus, mille keegi kuskil teeb. Ehk siis enne Ukraina sõja algust võtsid eelkõige ameeriklased, aga ka britid vastu põhimõttelise otsuse, et jagada maksimaalses ulatuses luureteavet kõikide liitlastega bilateraalselt ja ka NATO formaadis. Ja samuti ma nägin seda, kuidas mõnede riikide luured hakkasid selle peale saatma ettekanded, mis olid selgelt poliitiliselt kallutatud, et toetada nende riikide agendat. Ehk siis rääkides sellest, et ohtu ei ole ja ohtu ei tule. Nüüd pärast sõja algust mulle tundub, et vähemalt NATO formaadis on Ukraina teemine luureinfo jagamine pisut kokku kuivanud, kuna seda võib-olla ei peeta enam nii palju vajalikuks. Bilateraalselt tundub mulle, et ikkagi jätkub samas mahus. Järeldus sellest on ikkagi see, et ei saa lootma jääda ainult partnerite infole. Et iga riigi oma autonoomne luuresüsteem, infohange ja analüüsivõimekus on iga riigi jaoks äärmiselt oluline, et tagada otsuste või meie enda otsustusvabadus ja nii-öelda otsuste autonoomia. Ehk see info jagamine käib on selline lainetega, ütleks mina. Et nii nagu vaja on, niimoodi jagatakse. Selge pilt, aga ja viimase küsimusena sellest luureinfo jagamisest edasi minnes, et kui me räägime küberrünnetest ja nende omistamisest, siis see tugevasti tugineb ja toetub liitlaste omavahelisele luureinfo jagamisele. Mis sinu tänases ametikohas, sinu positsioonist, kuivõrd oluline Eesti jaoks on ja mida meie saame ära teha, et see liitlaste omavaheline küberluure infovahetus eesmärgiga omistada ründeid paremaks saaks või kui oluliseks sa seda omistamist üldse pead, sest mingites teistes diskussioonides on ka välja toodud see, et kui tähtis see omistamine üldse on, et ennekõike kui on rünne, siis on ju tähtis see, et me suudaks ründele vastu seista ja hoida oma teenused ja teenused püsti, et omistamine ei olegi nii oluline. Omistamise kohta ütleks, et teenused peavad olema loomulikult püsti. See on selline baastegevus minu jaoks. Mida luure saab omistamise protsessi juures anda, on nii-öelda see tehniline pool ja ka siis öelda, kes meie hinnangul mingisuguse ründe taga on, aga omistamine suures pildis on alati poliitiline otsus jällegi minu jaoks, et see ei ole automaatne ja ma arvan, et see ei muutugi kunagi automaatseks. Mina arvan, et kui me teame ikkagi suhteliselt suure kindlustundega, kes selle või mingisuguste rünnakute taga on, siis tasub seda alati välja öelda. Et selline karistamatuse või täieliku karistamatuse tunne ei ole ka hea, sest see muudab vastast alati ainult ülvemaks. Ja üldise fooni mõttes ma arvan, et meil tasub ikkagi maksimaalselt avalikult nii-öelda süüdlasi esile tõsta ikkagi. Ja nagu öeldud, luure saab siin olulisel määral aidata, kui meil on vastavat infot loomulikult. Aitäh! Kaimo, pöörduks sinu poole nüüd. Suur aitäh oma lugusid jagamast. Tõesti põnev on see vahetu kogemus, sest sõjauudiseid me enamasti, paljud meist loevad uudistest igapäevaselt, aga see vahetu kogemus, et mis tunne on, kui
kui elekter ära läheb või kas on pirn katki või on see tõesti Vene rünnakute tulemusena. Kui sa nüüd selle pinnalt edasi lähed, siis mida meil Eestis siin Ukraina digiteenuste arendamisest ja samuti nende kaitsest selle käimasoleva sõja kontekstis õppida oleks? Mul on 4 punkti. Kohe täitsa mõtlesin selle peale pikemalt. Kõigepealt küberründed tulevad, niikuinii tulevad. Nad on kogu aeg foonis, aga nad tulevad kohe ekstra. Sihitatult ja disainitud pahavaraga. Ja et selleks valmis olla, tuleb tegelikult enne otsida oma nõrkusi. Ukrainlased, sama digiminister Fjodorov jagas meiega, et nad tegid punased meeskonnad, mis testisid mitu kuud enne oma kriitilised taristu nõrku kohti ja siis lappisid neid. Ja tänu sellele on mitmed asjad püsti jäänud. Teine punkt, kui Vene ikkagi sellise massiga ründab, siis see tähendab seda, et mingid alad saavad okupeeritud. Aga okupeeritud alade inimesed peavad saama ka ligi teenustele, avalikele teenustele. Ja see teenustele ligipääs peab olema võimalikult mugav. Kui sa kiirustad varjendisse, siis võib-olla see suur arvuti, lauaarvuti ei ole esimene asi, mida sa kaasa krabad. See ei mahugi su sellesse seljakotti krääpäägi. Et enamus teenuseid ukrainlastel on nutitelefonis, see sama 18 miljonit kasutajat. Nad saavad seda kasutada. ID-kaarti lugejat neil ei ole. Neil on teistmoodi üles ehitatud see autentimine. Kolmas on see, et sõda esitab selgelt väljakutsed senistele tasakaalupunktidele turvalisuse ja kasutatavuse vahel. Ukraina kaitseminister Reznikov ei ole sõja algusest saati käinud oma kabinetis. Ta ei ole käinud isegi kaitseministeeriumis, sest et see on selgelt Vene sihtmärkide nimekirjas. Ehk siis kõik need turvalise side otsad, mis lähevad sinna ministeeriumisse, Reznikovil ei ole neist kasu mitte tuhkagi. Et vaja on ringi mõelda, kuidas jõuab vajalik info otsustajateni ja mitte nihkega, sest siis on sellel arhiivi väärtus või akadeemiline väärtus, vaid kiiresti online'is. Siia teil teine näide juurde, et ühe oblasti kuberneri oblastid on hästi olulised, kuna nad toimetavad, korraldavad territoriaalkaitset. Ühe oblasti kuberner ütles, et märtsis ta ei teadnud hommikul, kus ta järgmine öö peab ööbima. Oli 40 võimalikku kohta ja see koht valiti sisuliselt loosiga välja iga päev. Ehk siis, jälle see sama, kuidas info sinuni jõuab ja kuidas see jõuab sinuni turvaliselt, kui sa ise ka ei tea, kus sa järgmine öö oled või kus sinu tööpäev möödub. 4. Sõja ajal läheb elekter ära, olgu selleks remondimehed või siis tegelikult ka Vene raketid ja see kõlab nüüd täitsa IT-väliselt, hoidke natukene sularaha endaga kaasas. Sest muidu juhtub nii, nagu juhtus Eesti saatkonnaga Kasahstanis jaanuaris, kui seal mässu ajal elekter ära läks ja kogu saatkonna peal oli 25 eurot sularaha ja nad läksid soomlaste käest laenama. Sest reeglid ei lubanud saatkonnas sularaha varu hoida ja inimesed ei olnud ise ka. Me oleme harjunud sellega, et sa saad maksta kaardiga, mobiiltelefoni või kellaga, sul ei ole sularaha kaasas. Natukene hoidke. Ma ei kutsu praegu üles siin kontosid tühjendama ja ennast varastele sihtmärgiks seadma, aga natukene on täitsa hea. Ja võib-olla siis 4. lisaks veel üks 5. Sinu registrid, andmekogud ei tohi jääda okupandi kätte. Ehk siis, kui see okupatsioon tuleb, need peavad olema liigutatud varem ära. Olime osalised ukrainlaste aitamises, mäletan ise situatsiooni, kus suhtlesin Tallinnaga, me arutasime, et kui kiiresti saab sellest kohast X piiri peale. Tallinnas võeti ette Google Maps ja öeldi, et see näitab, et 6 tunniga peaks hakkama saama ja ma ütlesin, et ma umbes sama vahemaa liikusin Kiievist Lääne-Ukrainasse 22 tunniga.
andmekogud peavad olema toimivad ja mitte okupandi käes. Väga, väga hea, väga kasulikud punktid ja ma loodan, et need ei jää vaid punktideks, vaid me tõesti vajalikud ametkonnad mõtlevad selle peale ja planeerivad neid stsenaariume lahti. Aga Kaimo, sinu käest veel edasi puurides, kui me vaatame siia lähemale Eestisse, vaatame viimase, ma ei tea, poole aasta ründeid, aprillis toimunud ummistusründed, Eestis oli tõenäoliselt ajendatud NATO küberkaitsekeskuse küberõppusest Locked Shields ja hiljem siis augustis toimunud ummistusründed toimusid kontekstis, kui Narvas teisaldati punamonumente. Siia ajendite ritta võib tõenäoliselt veel lisada Eesti otsuse lõpetada Vene kodanikele Schengeni andmine ja üleüldse jätkuva toetuse Ukrainale. Milleni ma jõuda tahan on see, et küberründed on järjest enam muutumas viimase aasta jooksul veelgi erksamalt välispoliitika osaks. Olukorras, kus küberründed on välispoliitika osa, mida diplomaadid teha saavad? Ja selle mõttes, nagu Kaupo ütles, et ohupilt ju suures plaanis ei ole muutunud. Venemaa oli tõbras, on tõbras ja on tulevikus ka tõbras ja sealt neid ründeid võib sealt edasi ka oodata. No Venemaalt tegelikult laiemalt mujalt ka tegelikult. Jaa, diplomaadid, seesama, alustame ASTB-st, küberhügieen, et aita iseennast. Aita iseennast ja siis püsib su võrk turvalisem. Kõik hakkab ju detailidest, raporteeri anomaaliatest oma siis diplomaatilise julgeoleku osakonda või IT-osakonda Välisministeeriumis ja ka kui vähegi võimalik NATO liinis teiste diplomaatidega infot, sest see, mida katsetatakse sinu vastu, võidakse katsetada ju teiste vastu või siis vastupidi, et mäletan siin paari kuu tagune juhtum, kus Põhja-Makedoonia diplomaat rääkis, kuidas neil on juba 2 nädalat võrk maas, Välisministeeriumi enda sisevõrk ka samamoodi maas, ja omistasid selle selgelt Venemaale. Et see kõik info tuleb koju tuua ja koju ma mõtlen siis Tallinnasse vastavatele asutustele. Nii et seesama koostöö, mida ma ka esimeses sõnavõtus mainisin, et koostöö tekitab suurema summa, kui need üksikud liidetavad. Väga hea, väga õige point ja ma arvan, tänase tunni jooksul veel jõuame seda koostöö rahvusvaheliste partneritega koostöö küsimusi veel lahata, aga Krista, ma pöörduks sinu poole selles meie paneeli tutvustuses on sinu roll väga muljetavaldav, eriti lõppenud aasta jooksul. Sinu roll ja laiemalt Politsei- ja Piirivalveameti roll uues julgeoleku olukorras, kus te olete pidanud silmitsi seisma suurema hulga erinevate probleemidega, sealhulgas tehnoloogia ja digiteenuste valdkonnas. Tagasi vaadates on selles aastas kindlasti väga palju keerulisi hetki, eriti mis puudutab siseturvalisuse tehnoloogia arengut ja töökorraldust. Millised need hetked olid? Kas sa sooviksid mõnda neist meiega jagada ja mida te neist õppisite, nii et teistelgi sellest kasu võiks olla? Ma ei tea, Merle, mitu tundi sa mulle annad selleks kõigeks? Miks ma seda küsin, mitu tundi, et me tõesti ju olime või siiamaani kohati nii-öelda mitmel rindel, et kui see veebruar kätte jõudis, siis meie jaoks tähendas see nii piirikontrolli, tähendas kogu seda ajutise kaitse menetlust, tähendas seda küberi teemat seal taustal nii ehk naa, tähendas ka sellist üleliigilist koordinatsiooni. Kõik need olid sellised tegevused, kus me pidime siis eraldi jõupingutusi hakkama tegema. Ja kui meil siin varasematest kriisidest nagu COVID ja mõnes mõttes võib-olla ka see Valgevene migratsioonikriis siis aasta varem, et olid kogemused juba selle piiri tugevdamise ja üleriigilise koordinatsiooni ja selle osas olemas, siis üks teema,
kus meil tegelikult ju ei olnud varem kogemust, oli seesama ajutine kaitse. Ehk siis see suur hulk põgenikke, kes meil tuli siin vastu võtta ja tagada neile siis võimalikult kiiresti siis kaitse ja siia jõudmine ja nii edasi. See oli võib-olla see kõige suurem väljakutse. Sest lihtsalt iseloomustuseks need numbrid, et kui meil aastal 2021 oli terve aasta peale kokku 89 rahvusvahelise kaitse taotlust, siis märtsis 2022 oli neid päevas 666 keskmiselt, ehk siis märtsikuus kokku 14 000. Et selles mõttes need mahud ei ole isegi mitte võrreldavad. Ja kui nüüd mõelda, et kuidas me sellega hakkama saime, siis austatud ma pean üles tunnistama tegelikult selle, et ega õnne peab ka olema. Et meil juhtus seal veebruaris selline lugu, et teadupärast politseil on ka ikkagi suur osa menetlusi ju digitaalsed ja ka rahvusvahelise kaitse menetlus oli meil olnud juba aastaid, isegi aastakümneid digitaalne, meil oli tore süsteem. Aga see oli loomulikult vana aegunud ja me tegelikult paar päeva enne seda põgenike tulva läksime laivi uue rahvusvahelise kaitse infosüsteemiga. Te kujutate ette olukorda, kus sa juurutad täiesti uut infosüsteemi ja sa pead ühel hetkel hakkama seal menetlema kordades suuremas mahus taotlusi. Seda enam, et see süsteem ei olnud arendatud ajutise kaitse, seda funktsionaalselt polnud välja arendatudki. Ajutise kaitse menetlusliik oli ju ette nähtud juba, kui mäletan õigesti, aastast 2001 Euroopa Nõukogu poolt, seda polnud kordagi kasutatud. Ja kuna käisid ju üsna pikalt need arutelud, et see liik üldse ära kaotada, siis meie julgetena võtsime ka selle riski, et me seda funktsionaalsust sinna ei arendanud. Ja siis selguski, et tegelikult on ikka vaja küll. Ja mida me siis pidime tegema selles olukorras? Me pidime selle uue süsteemi juurutama, me pidime selle tegelikult jooksvalt ümber arendama. Me pidime sellega tööle panema inimesed, kes võib-olla kuulsid rahvusvahelist kaitset kui sõna esimest korda. Ehk siis, et ju need inimesed, kes sellega igapäevaselt tegelevad, nendest ei jätkunud, tuli korjata kokku üle PPA inimesed, nendel tuttavaks teha see süsteem, kõik need juhised, see ei ole lihtne, ainuüksi näiteks isiku nimede kandmiseks on meil mitmeleheküljeline juhis, kuidas see isiku nimed õigesti, õigete tähtedega, eks ole, nad sinna sisse kannad, et nad oleks hiljem siis ka tuvastatavad ja identifitseeritavad. Ehk siis, et kõik see kokku sattus järsku ühele hetkele. Ja me saime sellega hakkama, ma arvan. Ja miks ma ütlesin alguses, et õnne peab ka olema, ongi see, et see vana süsteem, kui see oleks meil olemas olnud, siis me oleksime kogu seda menetlust teinud paberil. Sest see vana süsteem ei oleks mitte mingil juhul neid mahtusid välja kannatanud. Aga õnneks ei läinud nii, me tegime uue süsteemi ja jooksvalt arendasime. See oli korralik väljakutse nii meile kui meie IT-majale, sest meil oli vaja kiiresti teha liidestused, kuna ootus oli see, et me menetleme kõik selle ajutise kaitse ära tervikuna ühe korraga kuni elamisloa kaardi taotluseni välja ühes aknas, ühe protsessina, siis me pidime sinna juurde liidestama muuhulgas näiteks rahvastikuregistri, et genereerida ka isikukood inimesele. Meie saime selle arendusega valmis, rahvastikuregistrile ei olnud võimalik seda nii kiiresti teha, mida nemad tegid. Nad panidki 24/7 inimesed tööle sinna, et siis neid koode siis selle Lotte porgandimasinana, eks ole, siis sinna juurde genereerida. Aga tervikuna see ahel ikkagi siis töötas. Kas sa tahad siin öelda, et Eesti palju kiidetud digiriik ongi tegelikult masin, kus sees istub jänese ema, kes hakib porgandeid? Ei, ma seda kindlasti ei taha öelda ja tegelikult rahvastikuregister ei ole ka see Lotte porgandimasin kindlasti mitte, aga selles hetkes, sellises kiiruses, sellises tempos ei olnud lihtsalt mingeid asju võimalik nii kiiresti juurde arendada. Üldiselt ma ikkagi loodan, et neid porgandimasinaid on jäänud järjest vähemaks, kuigi neid on veel. Mis siis juhtus? Juhtus ka see, ja veel üks asi, me pidime kogu selle süsteemi ja tööle panema väljaspool meie majasid. Ehk siis, et me lõime ju vastuvõtupunktid mitte ainult politseimajadesse, kus on kõik nõuded, kõik võrgud, kõik seadmed olemas, vaid me pidime ka neid ajutisi vastuvõtupunkte looma, hotellid, mis meil olid ja nii edasi, kus meie IT-majal oli ikka päris korralik väljakutse, nii need seadmed sinna leida, need võrgud üles panna ja nii edasi. Et me kaotasime ka ühe päeva sellega, et me ei suutnudki seda võrku sinna üles ehitada. Aga lõppude lõpuks kõik see ikkagi läks tööle. Ja siis tulid igasugused
igasugused üllatused loomulikult, sest kui sa teed midagi sellist, kus sul on kogu see kompott nagu korraga koos, siis absoluutselt selge ja võib-olla see on ka üks õppetund, eks ole, üks järeldus kõigest sellest. Kui sa teed midagi sellist, siis sa pead aru saama, et mingisugused jamad tulevad, eks ju. Ja me tegelikult helbime kohati neid jamasid praegugi. Ja ma ütlen juba ette ära, et vaatamata nendele jamadele, ma arvan, et me tegime ikka õigesti, et panna see suur masin niimoodi tööle, sest meie üks ja selge eesmärk oli. Põgenikud peavad saama kiiresti kaitse ja peavad saama kiiresti need teenused, mida nad vajavad, eks ju. See oli see nii-öelda püha eesmärk, püha kraal, mis meil nagu silme eest ärendas ja selle nimel me seda kõike tegime. See, et selle käigus tekkis väga palju näiteks andmekvaliteedi vigu, tõesti tekkis, sest veel kord, uus süsteem, me pidime sealt kontrolle maha võtma, sest muidu polnud võimalik kiiret menetlust. Inimesed, kes seda esimest korda nägid, eks ju, ja kõik see sinna juurde, me neid andmekvaliteedi vigu parandame praegugi veel tagantjärele, aga see on lihtne, selleks on nüüd aega, eks ju. Tol hetkel ei olnud aega, kui me oleksime tahtnud kõike seda teha korralikult, ideaalselt, siis me poleks suutnud seda eesmärki saavutada, eks ju. Veel üllatusi, eks ju. Meil on, kuna me tahtisime ka elamisloa kaarti sama protsessiga, siis me põrkasime kohe EIDAS nõuete vastu, eks ju, kes on kursis meie dokumendi väljaandmisega ja seal olevate nõuetega, siis teab, et need nõuded on ka päris karmid ja keelavad muu hulgas ka näiteks isikuga seotud dokumentide käitlemise, töötlemise väljaspool, eks ole, teatud nõuetele vastavaid ruume. No need hotellid ja need tegelikult ju ei vastanud, on ju, mis tähendas seda, et meie IT-maja pidi need seadmed iga päev üles panema, igal õhtul kokku korjama, eks ole. Iga õhtu meil käisid kullerid mööda neid punkte, korjasid kokku kõik need taotluste mapid ja tõid ära. Ehk siis, et selline, üldiselt minu seisukoht on see, et iga kriis suhteliselt on ikkagi nagu logistiline operatsioon ja see oli ka meie jaoks suures mahus logistiline operatsioon, nii IT mõttes kui ka siis nagu tavalogistika mõttes. Elamisloa kaardid said otsa lihtsalt, eks, peaaegu, et said otsa. Et me ei olnud arvestanud selliste mahtudega. Vot sellised asjad nagu tulid välja, aga õppetunnina, et see on normaalne. Et see tulebki välja ja kõige tähtsam on see, mida Kaimo korduvalt siin ka juba sõnastas, eks ju, et koostöö. Et kui me nagu oleme ühise eesmärgi nimel, siis ma arvan, et me leiame igal asjale lahenduse. Ja võib-olla mis nagu õppetunnina, kui sa küsid, eks, ja mida me ka täna teeme teisiti, siis muidugi taaskord me nagu astusime samas, küberturve tegelikult ei olnud alguses üldse ju juhtidel pildis. Meil oli piirikontroll, meil oli kaitse, pagulased, eks ole, kogu see küberturbe pool ja ka rünnakute pool, see toimus nii, nagu ta ka varasemalt toimus. Kuskil olid ju mingid eksperdid, spetsialistid, eks ole, meie Priit, Sert, eks ju, meie küberkuritegude büroo, nemad töötasid seal taustal, see ei olnud nagu juhtide mõttes nagu algusest pildis ja me ei tulnud isegi selle peale, et võtta nad meile staapi, meil oli see üleriigiline staap, eks ole. See tuli alles niimoodi poole pealt, et me tulime, et aga meil on ka meie IT-maja vaja võib-olla siia staapi, eks ole, võib-olla meil on ka seda küberpilti vaja staapi ja siis nad tulid ja loomulikult see oli nagu õige otsus ja see, mida me täna siis nagu õppisime sellest on see, et tegelikult ilma IT-ta, ilma küberita, ilma selle jooksva pildita ei olegi võimalik täna neid asju nagu teha. Ja võib-olla täna siis, mis me teisiti teeme, ongi see, et küberturve on meil juhtide töölaual paljuski. Eks, et see on nagu kindlasti nüüd kuidagi nagu teadvuses ja pildis ja ma usun, et see jääb ka nii. Siis selge see, et kõik, mis puudutab nüüd turvalisust, siis me ju küberturbe vaates väga me olime juba enne seda harjutanud ja päris palju erinevaid meetmeid juba enne rakendanud ja tänu sellele ma usun, et ka päris mitmed rünnakud ju meie vastu nii-öelda ebaõnnestusid, aga siiski vaatamata ka sellele me tegime ka üks jagu veel tegevusi, et siis seda turvalisust nagu tagada. Hakkasime täiendavalt seirama oma VPN-i kasutajaid, panime kinni erinevad RU lõpuga aadressid, vaatasime üle oma keskalatavad seadmed, vaatasime, et ei oleks võimalik käia teatud portaalides ja nii edasi ja nii edasi. Ehk sellised tegelikult lihtsad asjad, mõnes mõttes isegi hügieeni asjad, aga vaatasime üle ja selgus, et ikka oli veel, mida või sai nagu paremini teha. Et selles mõttes üks jagu ja mis võib-olla üks asi, mis veel minu arvates sellest kriisist nagu välja tuli, see hakkas vaikselt aegnema varem, aga kui siin enne oli jutu sellest ohupildist, eks ju, ja sellest, et mis ohuhinnanguid tuleb. Mul on tunne, et me alles nüüd oleme hakanud päriselt neid nagu lugema ja nagu päriselt küsima, et
et kuule, et aga tõesti, et ma pean ju otsuseid tegema selle pealt, mida ma siit praegu loen. Et ikkagi sellises rahuolukorras, kus sul on selline tunnetuslik turvalisus, hetkel kuskil midagi ei põle, siis isegi ma tunnistan, et PPA-s me teinekord lugesime, panime deltasse või kuskile siis teadmiseks võetud, eks ju, ja ta kohati nagu ikkagi jäi. Aga siis oli see olukord, kus me nagu päriselt vajasime seda infot ja siis hakkasime seda infot ka nagu lugema, küsima, sest meil oli vaja hakata tegema otsuseid. Ja ma arvan, et see on kindlasti üks suur väärtus, mis nüüd sellest olukorrast siit nagu võiks välja võtta, et see ohupilt, mida annavad meie eksperdid, meie partnerid, et see tõesti loob nagu väärtust. Väga pikk jutt, aga pikk, aga väga huvitav. Aitäh. Ma loodan, et sind kutsutakse veel sellistele konverentsidele, sellepärast mulle tundub, et see pagas, mida sul jagada on väga rikas ja väga, väga põnev. Ma vahepeal soovimata seda vestlust siin laval selliseks meie omavaheliseks jutuks jätta, annaks võimaluse küsimusi küsida, et olla kindel, et see, mida me arendame, vastab siin teie huvidele. Ja palun. Ja aitäh, head panelistid. Mina olen Tõnis Justiitsministeeriumist ja aitäh heade ettekannetest ja aitäh Kaimo selle vahva Ukraina teadete poolt. Mul on tegelikult küsimus sulle, et sa olid eelnevate kõnelejatega tõid sisse ühe termini nagu küberlahinguväli. Peaminister libises üles rünnaku küsimusest. Minu küsimus on, et milline on ukrainlaste tänane arsenal tekitada küberründeid oma vastase suunas ja ma ei pea silmas infohanget ega infooperatsioone. Kas nad seda teevad, kas see on nende igapäevases arsenalis ja mida nad teavad täna, mida nad ei teadnud aasta tagasi? Aitäh! Ukrainlased muidugi toimetavad ja ründavad ka ja ründavad kõigis selles 3 vallas, mida ma nimetasin. Ehk siis nad teevad rünnakuid, et midagi maha võtta. Nad teevad rünnakuid selleks, et koguda infot. Nad on päris head. Nad olid juba enne seda suurt sõda olid päris head selles. Seesama 18 000 IT-tudengit aastas, ma ei öelnud seda niisama. See ongi muljet avaldav. Talenti on kõvasti. Ja nad tegelevad ka selles kutsume seda siis mõjutustegevuseks. Nad katsuvad ka seda automatiseerida. Aga rohkem detaili ma minna ei saa, sest siin on täna juba öeldud, et auditoorium on avalik. Aga ma ei tea, mina tahaks küll, aga keegi ei sega mind küsimust, nii et Kaupo, räägi sina, mis sa tahad öelda küberrünnetest? Ma natuke tahaks võib-olla öelda, et siin ma nagu tajun, et põhimõtteliselt on ruumis tekkinud selline negatiivne foon küberründe osas, et see on nagu mingi halb asi. Just. Et tegelikult kõik, mis võtab Vene tanki maha, on hea, aga küberrünnak on. See on nagu käsitulirelv, eks ole, et halva inimese käes on halb asi, aga hea inimese käes saab sellega palju head teha. Et ärme selles mõttes ennast nagu kinni mõtle, et ka küberrünnakuga saab tuua väga palju kasu riigile, kui seda teevad õiged inimesed. Head inimesed siis. Et lihtsalt tahtsin ära markeerida igaks juhuks, et sellist üldist negatiivsust maha võtta. Väga teretulnud märkus, aga endise küberväejuhatuse juhina soovid sa teemasse süüvida. Milline Eesti suutlikkus küberründeid ette valmistada läbi viia vajadusel? Ma arvan, et sellega on iseenesest kõik hästi. Rolls-Royce'i mootor on piisava võimsusega alati kunagi ei öelda hobujõude juurde. See mõttes, et kuskil on ikkagi spetsialistid erinevates asutustes kusjuures, kes selle asjaga igapäevaselt tegelevad, selle peale mõtlevad, sellest palka saavad ja nende ülesanne on välja mõelda erinevaid lahendusi selleks, et toota soovitud tulemast selles küsimuses. Suurepärane definitsioon. Selle paneme õpikusse. Väga hea. Korraks küsiks, jah, palun. Tanel Sepp, Välisministeerium. Pigem küsimus Kaupole ja Kaimole. Üks suuri õppetund Ukrainast on suurte tehnoloogiaettevõtete kasvav roll ja nende viis küberruumis käitumises ja tihtipeale mulle tundub, et
need suured ettevõtted teavad täna juba palju rohkem sellest, mis küberis toimub või küberruumis toimub. Et mis järeldused on teile sellest arengust? Super küsimus, jaa. Oluline teema, ma ei tea, kumb kes tahab enne. Ma võin alustada selles mõttes, et täiesti nõus, et suuri ettevõtetel siin Microsoft, CrowdStrike ja nii edasi, et nende eelis on loomulikult see, et neil on globaalne sensorvõrgustik, ehk nad näevad väga hästi, mis suures pildis toimub, ehk siis ka luureteenistuste jaoks tegelikult üle maailma on nad oluline infoallikas. Aga ma ütleks, et nad ei näe ka päris kõike. Ehk siis ikkagi luureteenistused saavad juurde pakkuda teiste vahenditega kogutud informatsiooni, mis avardab pisut tausta, võib-olla paljastab vastase plaane, nii-öelda tuleviku osas, mis plaanid on, võib-olla saab paljastada vastase mingid tehnilisi arenguid, mida veel ei ole võib-olla põllul nähtud, aga kuskil keegi midagi juba testib. Sellise infoga saavad ikkagi luureteenistused jätkuvalt toetada näiteks küberturvalisust. Kaimo, tahad sa lisada? Jaa, Ukraina kogemus, seesama koostöö, mis on läbi käinud, see tähendab ka tegelikult rotatsiooni ja liikumist. Ukraina IT-minister Fjodorov, erasektori taustaga IT-ettevõtja, tal selgelt ei olnud mingit tõrget teha tihedamat koostööd siis teiste IT-ettevõtetega, maailma kõige suurematega. Tegelikult neil oligi see ambitsioon, et nad tahavad olla, neil oli kohe alguses, et me saime innustust Eestist, aga vaadake, me tahame teist mööda minna. Tahame mööda minna teiste abiga, ehk nad alustasid ka seda TIA ülesehitamist, kaasates maailma suurimaid. Ja siis kui juba suureks sõjaks, siis oli seda lihtsam kaasata neid tõrjumaks Vene siis küberründeid. No selles suhtes ma olen suga nõus, et Microsoft, CrowdStrike, Mandiant, paljud teised on näited positiivsest koostööst. Aga kui me võtame näiteks Starlinki, mis algas väga positiivselt, aga kas ei ole see ka näide sellest, et mingil hetkel võib selline riigi sõltuvus, eriti sõjaolukorras ühest ettevõttest, kes osutab kriitilist ja väga olulist teenust, muutuda selliseks haavatavuseks, kui selle ettevõtte ees on inimene, kes võib-olla ei ole väga usaldusväärne. Sõja ajal on see riski võtmise koht, et kas sa oled nulli peal ja sa ei suuda üldse mitte midagi teha või sa võtad riski ja siis hiljem tegeled riskide maandamisega või ütleme sealt, mis siis välja tuleb. Et see, kui tulid esimesed uudised, et Starlinki tuuakse, ma mäletan, kuidas ma Kiievis Briti saadikuga vaatasime üksteisele otsa, mõtlesin, mis asi see nüüd on, et Elon Muski järjekordne show näidata, et ta teeb midagi. Pagan, aga ta toimis. Need internetiühendused olid droonide lennutamiseks ülivajalikud näiteks ukrainlastele. Et jah, mingi hetk pead hakkama tegelema selle riskide maandamisega, sest erafirma on läinud ette riigi võimetest. Jaa, Krista, ma tahtsingi siia sind ka sellesse vestlusesse kaasa tuua, lubades sul välja öelda sinu mõtte, aga tegelikult tahtsin sinu käest ka küsida selles erasektori ja riigivahelises koostöös, küberturvalisuses. Mida sina oluliseks pead ja oskad sa öelda, kuidas luua paremat vastastikust usaldust? Just Eesti kontekstis, siseturvalisuse kontekstis. Ja. No loomulikult Pepe-Anna, ma enne kõike saan rääkida pigem võib-olla küberkuritegevuse vaates ja menetluse vaates, eks ole, see küberturvalisus tervikuna, ei ole Pepe midagi eelist, et meil kõigil on samad väljakutsed. Aga mida ma tahtsin ka selle küsimuse kommentaariks veel öelda, et selge on see, et meil on suuresti väga palju sõltume siiski, ma ei tea, miks mikrofon töötab, ei tööta. Me sõltume tõesti väga palju nendest tehnoloogiaettevõtetest ja nende tahtest meiega koostööd teha. Et seda meie oma töös kohtame iga päev ja ega siin ei olegi nagu muud teha, kui
punkt 1, aru saada, miks nad tahavad meiega koostööd teha, sest seal võib olla ka erinevad motiivid, eks ju. Ja siis teine on see, et kuidas siis panna neid meiega koostööd tegema. Ja siin loomulikult kõige aluseks on ikkagi nagu usaldus. Et see on nagu absoluutselt selge, et kui me vastastikku üksteist usaldame, siis me seda koostööd ka suudame teha, eks ju. Lisaks siis sellele, et mis on kellegi huvid. Ja kui ma mõtlen PPA-na, siis mina olen alati olnud seda meelt, et enne kõike jutumehed on paljud ja jutumehed mina oskan ka väga hästi rääkida, eks ole, aga võib-olla teinekord tegudega ei oskagi nii hästi, eks ole, oma sõnu kinnitada. Et jutumehi on palju, aga mina olen seisukohal, et teod ikkagi peavad käima sinust ees ja teod on need, millega sa tekitad selle usalduse ka erasektoris, ka ettevõtjates, et nad teavad, et okei, see, mida sa räägid, et see peegeldab ja kajastub ka sinu tegudes. Ehk siis, et mida meie oleme püüdnud ikkagi ennekõike oma tegudega näidata, et me suudame ülesandeid täita ja oma lubadustest ja kokkulepetest kinni pidada. Ja kui see on olemas, siis on seda usaldust nagu märksa lihtsam tekitada. Ja kui me räägime sellest koostööst, siis meie jaoks muidugi see ennekõike seisnebki infovahetuses. Meil on oluline see info, mis on erasektoril käes. Ja me oleme näinud seda, et kui me käime väga palju, me käime tegelikult päris palju rääkimas eraettevõtetega ka selles osas, eks ju, et kuidas võiks see koostöö olla, kuidas see infovahetus võiks käia, aga toimib ta ikkagi siis, kui on mingi selline tegu. Kuskil on mingi tegu, mis siis seda nagu toetab või ei toeta, et jutu pealt on seda keeruline tekitada. Nüüd teine asi, võib-olla üks näide jällegi sellest samast kriisist, mis meil oli ka küberturbe vaates, üks situatsioon, kui nüüd seesama ka muuhulgas ka meie välisveeb sattus selle rünnaku alla, nad on siiamaani selle rünnaku all, eks ju. Ja seal oli ka meil üks teenusepakkuja, mis erasektori ettevõte, kes pakkus ühte platvormi, ühte meie nii-öelda kodanikule osutavat teenust ja me läksime siis kogu oma veebiga ju sinna nii-öelda täiendava müüri taha, täiendava kaitse taha. Ja selleks, et see oleks terviklik, oli vaja ka, et see erasektor tuleks, ettevõte tuleks sinna samasse. Ja nad ei olnud nõus. Me olime nõus kinni maksma selle kõik, tegema selle kõik nendest ära, aga nad lihtsalt ei olnud nõus. Ehk siis, ja nii oligi, ja nii jäigi. Ehk siis, et ikkagi küsimus on selles usalduses, arusaamises, mõistmises ja tahtes ja siis ka suutlikkuses seda teha. See ei ole lihtne, seda tuleb ehitada sammhaaval. Selge. Palun. Tere hommikust. Martin Paas, Riigi Infosüsteemi Amet ja mul on küsimus tegelikult Kaimole ja ma alustan natuke kaugemalt. Sa nädalavahetusel vedasid eest üht ägedat korvpallimängu seoses Avantgardi spordihalli taastamisega, et ma loodan, et sul tervis on nüüd korras ja natuke lähemal ka selle taastamisele. Aga mis on see küsimus? Mainisid korduvalt koostööd, mainisid 18 000 igal aastal lisanduvat Ukraina üliõpilast IT-valdkonnas. Ja natuke nüüd jällegi meie ajakirjanikest kolleege siin kiusates, et ilmselgelt me täna teeme hästi palju koostööd ka küberturbe kontekstis, eks ole. Kõigest me ei saa rääkida. Aga kas on täna miskit, mida me veel ei ole teinud, aga peaks tegema? Et ma vihjamisi viskan ka ühe märksõna õhku, et aeg läheb kiirelt, aga veel aasta alguses oli üsna okei kasutada kriitilistes riigi e-teenustes näiteks Valgevene taustaga arendajaid, mis täna tundub täiesti küsimuselt väljas. Et võib-olla ka küsimus Kristale, et just selle nii-öelda tööhõive ja kogu selle poole pealt, et kas on midagi, mida me täna ei ole teinud, aga peaks tegema? Aitäh! Kes soovib? Krista. Mina võin vastata, jaa. Et see on nüüd üks asi, mida me juba nüüd oleme teinud, ka ajendatuna sellest samast olukorrast, ja see ei ole lihtne sageli, et on kaks asja, meie koostööpartnerid, meie IT-maja loomulikult peaasjalikult siis nii-öelda hangib seda arendusressurssi ja seal nüüd see taustakontroll ja need lepingud ja see on märksa olulisema kaaluga, kui nad võib-olla olid varem. Ja see on korralik väljakutse, sest tõepoolest see tööjõud, nagu te ilmselt väga hästi teate, on meil piiratud ja me konkureerime kõik selle peale. Ja kui me sealt mingi hulga välistame, eks ole, siis nii-öelda pakkumine jääb ju veelgi õhemaks. Aga me teeme seda. Ja teine pool on nüüd PPA-na me hangime ju väga palju erinevaid asju, teenuseid ka edasi väljaspool ka küberit. Ka seal siis vaadata nüüd, proovida, siis leida nüüd neid lahendusi, et sa siis nii-öelda hankereeglite kohaselt
siiski, aga samal ajal ikkagi suudad elimineerida need pakkujad, kus see taust võib-olla on see, mida sa nimetasid, eks. Et see on pikaajaliste riskihalduse vaates, ma arvan, nagu ülioluline. Ja seda me püüame teha. Me tegime ka väga konkreetselt, me vaatasime ka üle kõik oma kriitilised lepingud, et kes meil tegelikult need hankijad ja ka allhankijad seal on ja võtsime seal siis teatud otsused vastu, eks ju, et õnneks ei olnud väga palju, aga siiski on mingid kohad, kus tuleb nagu väga hoolikalt jälgida, et kas seal tuleks siis midagi muuta mingil hetkel ja tulevikus neid riske nagu veelgi paremini maandada. Aga need on kaks väga olulist asja, selles mõttes õige küsimus. Õige küsimus, hea vastus. Soovite täiendada? Tegelikult Kristaga täitsa samas liinis on see koos toimetamine, katsuda ukrainlaste kogemust nüüd kätte saada sealt. Meil on ju Eesti IT-ettevõtjaid, kes tegutsevad Kiievis ka, nende kaudu näiteks saada seda allhanget või siis see läheb kastist välja ja tahab turvalisuse koha pealt võib-olla eraldi pilku vaadet, et ühismeeskondi luua juba siin ukrainlastega koos. Ukrainlased kutsuvad ju testima oma pinna peale. Küber asja puhul, nagu ma ütlesin, sa ei pea füüsiliselt kohale minnema, aga mingeid asju saaks testida koos nendega näiteks. Võib-olla räägiks Välisluureameti poolt, et meie läheneme selles mõttes paindlikult, et on nii-öelda teenust, mis me ostame sisse Eesti ettevõtetelt, kellega meil on tegelikult väga hea koostöö. On asju, mida me ostame välismaalt, millega on olnud erinevaid kogemusi, on ka raha nii-öelda korstnasse läinud, ausalt öeldes. Ja mõni aasta tagasi jõudis Välisluureamet ikkagi seisukohal, et on vaja ka oma spetsiaalset arendustiimi. Ja meil on inimesed, kes on väga-väga targad ja kes suudavad meile teha siis tooteid, mis on kohaldatud vastavalt meie vajadustele, klapivad nende meie protsessidega, toetavad meie analüütikuid, meie infohankijaid nii-öelda nende töös. Eelis on loomulikult see, et see on väga-väga paindlik, eks ole, kiire. Meie oleme ise nende asjade omanikud, eks me ei sõltu kelleski, et omad eelised nagu on. Aga päeva lõpuks on ikkagi ressursi küsimus, et kõike niikuinii ei jõua ise teha, aga tõenäoliselt mingid asjad peab ise tegema, et olla ikkagi selline need ajaga kaasas käia kiiresti ja paindlikult ja kohaldada vastavalt siis muutuvatele vajadustele. Aitäh. Küsimus sealt nurgast. Tere. Proovi rääkida vast siis. Tere. Tere. Lauri Tankler Riigi Infosüsteemi Ametist. Mul on küsimus tegelikult nii Kaupole kui Kristale selles mõttes, et me siin eristasime või ka Kaimo enne eristas siin rünnakuid taristu vastu nii Eestis kui ka Ukrainas, et mõned on siis need, mis on info kogumise jaoks, luuretegevus, kus võib-olla ei taheta näidata, et nad seal olemas on, ja siis on teised, mis on niimoodi häirivad, need samad teenustõkestusrünnakud, kus sa reaalselt eristada. Ma tahaks tulla korraks tagasi selle nii-öelda omistamise küsimuse juurde ja küsida siis kõigepealt Kaupo käest, et kas on nagu oluline eristada seda, et me teame, et osade nende teenustõkestusrünnakute taga on, ütleme siis, vabatahtlikud Venemaa meelsed kodanikud, elanikud, kes seda teevad suhteliselt avalikult, et nad ei varjagi, et nad tahavad rünnata meid või ukrainlasi. Ja siis on teised, mille taga on siis võib-olla siis Venemaa riikliku taustaga tegijad. Kas on oluline eristada seda nii avalikult, et me saame mingi rünnaku kohta öelda, et näed, Eestit ründas just Venemaa, oli see siis Venemaa nagu vabatahtlik või oli see siis nii-öelda riiklikult heaks kiidetud teema. Ja teine küsimus on võib-olla siis Kristale umbes see, et mida ka Kaimo enne mainis, et ukrainlased hetkel elavad sükse vaikimisi teadmisega, et tuleb arvestada sellega, et võib-olla on vastane süsteemides sees ja kuulab pealt, loeb meile, on seal kuskil olemas. Kuidas teie sellisesse nii-öelda suhtumisse suhtute? Et kas teie peaksite ka nii-öelda meie nii-öelda PPA tegemistes mõtlema selle peale umbes niipidi, et äkki on seal meil keegi sees ja et kuidas niimoodi edasi suhelda? Aitäh. Kumba alustab?
Ma võin alustada sellest jällegi omistamise teema, et avalikult minu arvates tasuks omistada ikkagi sellised riiklikult kureeritud tegevusi. Aga samal ajal kindlasti peab olema kursis, vähemalt ka mitteavalikult siis, et kes mida teeb ja miks ikkagi. Ja seal ei ole vahet, kas on mingi riiklik või mitteriiklik, me peame ikkagi aru saama, mis nagu põhimõtteliselt toimub. Kes toimetab, miks toimetab, kuidas toimetab, mis on tulevikuplaanid, mis on nende modus operandi ja nii edasi. Et see on, ma ütleks, et seal ongi avalik pool, mis on päeva lõpuks, nagu ma ütlesin, poliitiline otsus ja siis nende salajane pool, mis on igal juhul vaja ära teha. Nii või naa. Aitäh. Ma Kaupo küsiks siia otsa tegelikult, et sellist läbipaistvust ja natuke isegi rahvavalgustuslikku algatust selles, kes, mis tegijad küberruumis on Välisluureamet läbi oma aastaraamatute väga tänuväärselt alustanud. Olen läbi viimaste aastate erinevatel rahvusvahelistel konverentsidel, kui kedagi tsiteeritakse, siis tullakse tagasi teie aastaraamatu ühe spetsiifilise siis numbrini, kus oli väga ilus graafiline leht seal, kes who's who Vene rünnakutes. Kas sinu juhtimisel VLA plaanib seda jätkata? Jah. Aga ma juhiks ka tähelepanu, et peale VLA on veel asutusi Eestis, et RIA näiteks, kes täpselt samamoodi ikkagi tasub lugeda, mida nad kirjutavad ka avalikult või siis ütleme väga palju RIA-lt tuleb ju AK taseme materjale, mis on samamoodi huvitav, et aru saada, mis toimub. Et ma arvan, et meil on Eestis välja kujunenud selline päris hea süsteem, kus erinevad asutused üksteist täiendavad kogu selles pusles. Absoluutselt nõus ja lisaks loomulikult ka kaitsepolitsei aastaraamatud, mis täiendavad seda tervikut sellise mõjutusoperatsioonidena. Ma arvan tõesti see üleskutse ja see endale ka pai tegemine, et Eestis on see ohuhinnangute avalikustamine väga, väga mõistlik ja mina, kes ma puutun palju kokku riikidega, kes soovivad Eesti sarnaseks areneda, on see hea fakt, mida eeskujuks tuua, et kui läbipaistev saab olla ilma, et enda ilmtingimata haavatavusi või pehmet kõhualust näidata. Aga Krista? Jaa, Laurile vastuseks. Ega see, ütleme nii, et ega siuke vana rahva tarkus ikka ütleb parem karta kui kahetseda, eks ju. Et see võiks olla selline nagu võib-olla see idee seal kuklas. Nüüd loomulikult ei saa sellega minna nagu äärmustes, et minna päris paranoiliseks, et me nüüd iga liigutuse puhul arvestame sellega, et keegi kuskilt sul kuklast seda ka vaatab ja siis sina üles kirjutab, aga seda võimalust ei saa välistada, seda ei tohi tegelikult kunagi välistada ja me oleme ka ütleme, sellest positsioonist me ka lähtume, eks ju, ja kõik need samad meetmed, mida me töötame selle nimel, et siis kui sa päris täpselt ei tea, kas sul on seal keegi või ei ole, eks ju, siis pikem nagu proovi aru saada kiiresti ja võimalikult ruttu, kas seal on siis keegi või mitte, ehk siis aru saada, kas seal on, et kõik need on suunatud sellele, et seal ei oleks segane jutt jälle, aga mõte on selles, et parem karta kui kahetseda. Ja me päris nüüd paranoilised ei ole. Me oleme ära omale klassifitseerinud loomulikult need süsteemid ja need infokategooriad, et kõikide puhul sul ei ole mõtet nii-öelda nagu raske kahurväega peale minna, sest võib-olla see risk lihtsalt ei ole nii suur, kui sealt midagi kas lekib siis või satub mitte õigetesse kätesse, aga on mingid osad ja meie asutuse vaates on päris palju muidugi, kus sa tegelikult pead kõik endast sõltuva tegema, et see ei juhtuks. Väga hea. Ma tahaks natuke ära kasutada seda enda õigust küsida ja ma tahaks lauda tuua sellise teema nagu lunavara. Lõppkokkuvõttes on meil siin sellise üldise sõjafooni taustal ja DDoS rünnete taustal sel aastal siiski samas võib öelda, et 2021 oli lunavara rünnete epideemia ja keskelt läbi, kui ma mäletan õigesti RIA andmeid, siis selle aasta esimese 8-9 kuu jooksul on registreeritud keskelt läbi 2 lunavara rünnet Eesti ettevõtete ja asutuste vastu. Nii et see on tegelikult midagi, mis puudutab meist paljusid, eriti ettevõtjaid, eriti keskmise suurusega väikeettevõtjaid. Krista, sinult tahtsin küsida seda, et sinu soovitus PPA poolt, kas lunavara küsivate küberkurjategijatega tasub läbi rääkida? Ei tohi. Mitte mingil juhul ei tohi, sest see, et keegi nendega läbi räägib ja neil on lootus
et nad saavad selle raha. Sellel kogu see kuritegevuses liik ju püsibki. Eks? Ehk siis, et meie soovitus, mida me oleme alati öelnud ja ütleme ka siin ja ütlen ka praegu, et ei tohi läbi rääkida. Tsiteerides meie küberkuritegude büroo juhti Oskar Krossi, kes ütleb, et nuta ja ära maksa või et võta miinus sisse ja teavita politseid. Et see on ainus viis, kuidas seda lunavara ründeid kuidagi moodi pärssida, tekitada nendes kurjategijates arusaama, et neil ei ole nagu lootustki tegelikult selle pealt teenida. Senikaua, kuni nad hindavad selle lootust, nad saavad selle raha kõrgemaks sellest riskist, mis võib kaasneda võimaliku karistuse ja kõige sellega, senikaua need ründed jätkuvad, eks ju. Ja see lootuse tase sõltub tegelikult nendest paraku, kes siis sinna nende lunavara rünnete ohvriks satuvad. Ja see ei ole nüüd ainult Eesti või PPA seisukoht, et tegelikult minu meelest kas eelmine aasta oli UK initsiatiiv, kus Euroopa Liidu riigid kõik ühiselt deklareerisid selle, et see ametlik seisukoht on see, et lunavara küsijatele ei tohi tegelikult maksta. Nii et see on see minu soovitus. Klaar vastus. Liisa. Mina olen Liisa Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist ja aitäh selle väga mitmekesise vaate eest turvaliselt tehnoloogia kasutamisele ka kriisiolukorras. Üks väga konkreetne tehnoloogia, mille me peame enda jaoks mõtestama, on kõik, mis puudutab pilve, kaasa arvatud ka avaliku ja kommertspakkuja pilve. Ja see on oma olemuselt ju nurjatu probleem. Meil ei ole, kus on tugevad argumendid nii poolt kui vastu. Ühelt poolt see on see, kuhu turg liigub, see on see, mis on hoidnud Ukrainat tegelikult toimepidevana sõja ajal. Teiselt poolt siin samasse mainitud, kas me ikka teame, kes ikka on, ja ka sõltuvus nii teenusepakkujast kui sõltuvus ühendusest. Niipea, kui sa oled kuskil kellegi teise juures, sa sõltud sellest kommunikatsiooniühendusest, on ta siis kaabliga, Starlinkiga kuskil vahepeal. Te kõik olete sellega väga praktiliselt alates süsteemi disainist ja lõpetades siis sõja ajal kuidagi hakkama saamisega kokku puutunud. Mis oleks teie väga praktiline juhend või lähenemine või see domineeriv argument, et seda nurjatu probleemi pundart äkki veidigi lahti arutada? Aitäh, hea küsimus. Keerulisem vastata. Millisteks peate pilveteenuste väljakutseid täna? Ma võin siis öelda, et Liisa, ma ei tea. Et tegelikult täna võib tõesti öelda, et ei tea, sellepärast, et Ukraina sõda on meile näidanud ka seda, et see oma server oma õuel ei pruugi olla see kõige turvalisem ka teinekord, eks ole. Teistpidi on ka see Ukraina sõda näidanud, et ka see kuskil kaabli kaudu või ühenduse kaudu kuskil jumal teab kus, eks ole, andmed ka ei pruugi olla turvalised. Et tegelikult ma ei teagi. Siiamaani PPA on ajanud väga selgelt sellist konservatiivset poliitikat, mis puudutab pilveteenuseid, et me pigem ei, et ikkagi andmed peavad olema meie poolt kontrollitavas keskkonnas, ainult nii me suudame tagada nende käideldavuse, turvalisuse ja kättesaadavuse. Aga mida toob tulevik, siis tegelikult siin ma pigem põrgataks sulle palli tagasi ja ütleks, et me nagu väga ootaks ka MKM-ilt sellist nagu riiklikku selget nagu suunda, et mis siis on okei ja mis siis ei ole. Väga hea. Võtan siit üles, korra nagu alguses sõnavõtus seda mainisin, kui me aitasime ka neid andmeid ju ära tuua Ukrainast. Rinne jõudis 30 kilomeetri kaugusele sellest füüsilisest asukohast, kus need andmed siis asusid. Ja siis on sul valiku koht, et mis sa teed nende andmetega, et kui sul neid andmeid on vaja selleks, et inimesi elus hoida, siis sa võtad selle riski ja viid sinna pilve siis, et seal on siis sul valida nii-öelda halva vahel või siis väga-väga halva vahel, et siis sa minimeerid kahjusid ja kui see info lekib, aga sa suudad inimesi elus hoida, siis sa hoiad inimesi elus. Ja ma lisaks omalt poolt, et natuke haakub selle teemaga ka see asi, mida Kaimo mainis alguses, ehk siis saladuste töötlemine kuskil mobiilsel viisil, et me oleme VLA-s võtnud suuna, et
et selle teemaga tuleks tegeleda, ehk siis peaks tekkima võimalus, kuna me oleme vastutavad ka riigisaladuse töötamise eest ja saladuse süsteemide eest, eks ole, et ikkagi tekitada variant, et me suudame asju töödelda mobiilselt, saladusi siis. Ei pea olema tingimata mingisugune arvutikast, võib-olla saaks ka läbi mingi iPadi lahenduste. Eks need asjad on tegelikult maailmas kõik olemas, et praegu me tegeleme ikkagi sellega, et aru saada, mismoodi meie välispartnerid on selle asjaga, kuidas nemad lähenevad. Ja meie järeldus on see, et tegelikult see teema omab perspektiivi. Eestis on muidugi selline, me oleme ennast riigisaladuse seadusega väga mõnusalt kinni kirjutanud, et siis tuleb hakata sellega ka tegelema mingil hetkel ja seal on ka teisi asutusi, kes siis tegelevad turvaalade küsimustega ja mängivad riigisaladuse kaitsel väga olulist rolli, et ka nende partneritega tuleb sel teema suhelda ja ma arvan, et see teema jõuab ka MKM-i lauale mingi hetk, kui ta juba jõudnud ei ole või võib-olla mingid eelkõnelused juba on käinud, aga ma ei näe lihtsalt seda, et me 10 aasta pärast samamoodi toimetame mingi ümbrikutega kuskil, keegi jookseb kuskilt kuhugi mingid staatilised turvaalad. Ma ei näe, et see töötaks siis päris maailmas, sest lõpebki sellega, et me siis kõik laseme üle signaali ja WhatsAppi ja teeskleme, et see kõik ei ole saladus, aga info paremini kaitstud selle võrra, siis ju päeva lõpuks ei ole. Väga hea, väga õige. Jah, ma arvan, see dilemma turvalisus versus kasutatavus on väga, väga oluline ja hea teada, et te sellega tegelete ja hea, et sa Kaimo selle lauda tõid. Sõbrad, aeg on märkamatult veerenud. Ma küsiks teilt sellise viimase küsimuse kõigilt takeaways publiku jaoks. Mida on oodata eelolevalt kübersõja talvelt? Sellised punktid, mida me peaksime silmas pidama, ära võtma sellest vestlusest. Ukraina näitel täpselt disainitud ründeid, hästi täpselt disainitud ründeid. Üks asi on DDoS massiga maha joosta, aga tulevad ka täpselt disainitud ründeid ja siis on vaja paindlikkust ja toimetamist. Et sama hommikul räägitud see plaan ja keegi naerab selle üle. Mu enda lähenemine on see, et pigem tee plaan. Sinna plaani peale, isegi kui ta nässu läheb, siis improviseerid. Et kohe algusest improviseerida, siis ei pruugi õigesse kohta jõudagi. Aitäh! Ütleks, et minu hinnangul Venemaa muutub üha riskialtimaks. Testitakse piire, sihtmärgid, Vene riigi poolt siis rünnatavad sihtmärgid. Tõenäoliselt üha rohkem ja rohkem me näeme ettevõtteid erinevaid, kes siis muu hulgas toetavad näiteks Ukrainat. Et ka nemad on kindlasti, et juba oleme näinud Poola-Ukraina logistikaettevõtete vastu GRU ründeid näiteks, et kogu aeg toimetatakse ikkagi selles teemas. Levib üha enam ka erasektorisse riiklik rünne. Loomulikult venelased ei maga, küberründajad otsivad kogu aeg uusi lahendusi, uusi võimalusi, ehk siis sellest seonduvalt ka meie ei saa magada, et peame ka mõtlema kogu aeg tuleviku peale, kuidas veelgi paremini oma asju siin innovatiivselt siis kaitsta. Et see on minu hinnang. Mitte? No ega mul väga palju lisada ei ole, et ma mäletan, kui ma eelmist aastat kokku võtsin kuidagi seal oma kolleegidega, siis ma mõtlesin, et üks lause, mida ma aasta jooksul korduvalt kasutasin, oli see, et paganega enam hullemaks minna ei saa. Siis selgus, et sai küll. Et võib-olla siin seesama mõte kehtib ka, et tegelikult oleme valmis ikkagi et on võimalik teha veelgi võib-olla riskijulgemaid, rollimaid otsuseid, mis meid kahjuks halvasti võivad mõjutada. No aitäh teile selle pessimistliku hinnangu eest, mis samas on, ma arvan, õige, sest julgeolek ongi tõsine asi ja igal juhul on see parem kui võlts optimism, aga suur aitäh, on olnud tõeline au teiega siin täna lava jagada. Aitäh!